Alates sellest aastast panustab Eesti oma kaitsekuludesse üle 5% riigieelarvest. Järgmise 3 aasta jooksul teeb see lausa 10 miljardit. Nende miljardite eest on varutud rohkelt moona ja relvi, et Eesti rahvas saaks öösiti rahulikult magada, teades, et meie võimekus heidutab kurja naabrit. Aprilli lõpus teatas aga meie peamine liitlane Ameerika, et peatab HIMARS-i mitmikraketiheitjate moonatarne Eestile, sest neid läheb hetkel rohkem vaja Lähis-Idas. See tähendab omakorda, et meie kaitseväe võiduvalemis on koheselt oluline komponent puudu. Ma muretse ei tunne ka hirmu, öösel magan suht rahulikult, sest ma tean, et kaitsevägi teeb kõik, mis vähegi võimalik, et olla täna tugevam, kui olime eile. Mul ei ole mitte mingit põhjust ka kahelda ameeriklaste sõnades, et kohe, kui võimalus tekib, siis need tarned taastatakse ja kindlasti on NATO idapiiril olevad riigid need, kes oma vajalikud asjad ja juba tellitud asjad saavad ka esimestena kätte. Hetkel me ei ole päris ainult ilusate mänguasjadega olemas, vaid meil on teisi võimed, millega suudame kompenseerida. HIMARS-eid ei tule, vähemalt veel mõnda aega. Seejuures töötab aga Venemaa kaitsetööstus mühinal. Merilo hinnangul on 2027 aasta, mil Venemaa lahinguvalmidus on taastunud, ehk tekib võimalus vaadata Ukrainast kaugemale. Ilmselt ei ole kellegi jaoks üllatus, et meie suurim võimelünk on täna droonindus ja mitmekihiline õhukaitse. Kaitseväes, ütleme sellisel skaalal, ei ole alati mõistlik lahendu kasutusele võtta Ukrainas. Kuna seal on vajadus, seal on rinne ja asjad lähevad kohe kasutuseks. Kaitseväes on pigem meil vaja vaadata siis 1-2 sammu kaugemale, et need vahendid, mis meil kasutusele võtavad, ei ole mitte efektiivselt täna, vaid on homme ja ülehomme. Me teame seda, et Venemaa on läbi viimas väga olulist sõjaväereformi. Andrus Merilo sõnul ei ole meil mõtet spekuleerida selle üle, et kui kiiresti on valmis Venemaa meid ründama, juhul kui ta Ukraina seast väljub. Me peame alati valmistuma kõige mustemaks stsenaariumiks. Puht hüpoteetiliselt piisab sellest, on piisav arv veerem koosseisu raudteele, laed oma üksused, mis on valmis ja lahingukogemust üksused rongile ja viid kuskil teise punkti. Et sellise kalkulatsiooniga meil on mõtet kuhugi jõuda. Küsimus see, mis seisus on Venemaa kui riik, kas ta on võimeline jätkama ikkagi suuremahulist agressiooni kusagil mujal suunas või mitte. Merilo lisab siiski, et Venemaa teab väga hästi, millise tempoga tõstab NATO täna oma kaitsevõimekust ja see teadmine ei lase tal tulla siia märatsema samamoodi, nagu ta tegi seda Ukrainas. Küll aga on kaitseväes realistid, kes tõdevad, et enne kui julgeoleku olukord läheb paremaks, muutub see hullemaks ning seda lähiajal. Mis ei tähenda seda, et konkreetselt me peame olema valmis, et meid sõjaliselt kohe rünnatakse, aga me ei saa välistada tänase julgeolekuolukorras mitte midagi. Seega klassikaline lahinguvalmidus täna enam ei toimi, et tugevdada meie heidutuse usutavust, me saavutama valmiduse potentsiaalne sõda kohe algfaasis võita.